ja igal hetkel teie seast on 3 inimest, kelle käes on, siin on samas sellised sedelid. Ja kui teile see koomik ei meeldi, te tõstate selle üles ja kui 2 häält saab kokku, see koomik võetakse maha ja siis lüüakse sellist asja nagu kong. Ja meil on 12 koomikut, ma ütlen kohe ära, meil ei ole aega selle jaoks, et kõik teeks 5 minutit. Seda proovivad kõik teha 5 minutit. Meil on aega võib-olla 3 teeb 5 minutit. Kui me laseme kõigil 5 minutit teha, me läheme kell 3 öösel koju. Ma lihtsalt ütlen. Ja teha otsus lihtsamaks. Ma panin paar päris sitta koomikut ka. Ma ei ütle, kes nad on. Nad ise ka ei tea, kes nad on. Aga on, paar tükki on sellised, et tead, 30 sekundi pealt juba võiks. Ei ole, kõik ei ole head. Ärge uskuge seda, onju. Ja täna on see koht, kus me oleme ausad, me oleme brutaalsed. See ongi selle show mõte. Nad teavad, mida nad teevad. Nad on selle ise vabatahtlikult peaaegu kirja pannud, ühe sundisin. Aga nad on valmis selle jaoks. See on see koht, kus te peate austama. Kui koomik ei pane teid naerma iga 15 sekundi tagant, te peate juba hääletama. Kui teile see koomiku nägu ei meeldi, te peate juba hääletama. Kui see koomik haiseb, te peate juba hääletama. See ongi selline brutaalne show. Ma tean, et see on väga ebamugav. Kas me saame reeglitest aru? Okei, kuidas selgub võitja? Võitja see, kes teeb kõige pikema seti. Kõige pikem set saab olla 5 minutit. Kui ta jõuab 5 minutini, siis ta sai edasi. Ja kui meil on mitu inimest, kes said 5 minutit, siis me pärast valime publik. Teie valite, kes on kõige lemmik. Lihtsalt publiku lemmiku hääletamisega läbi aplausi. See on see eesmärk. Aga meil ei ole aega, et 10 koomikut see pärast ritta tuua. Meil on niigi vaja 12 koomikut ära kuulata, nii et me hakkame kindlasti neid maha hääletama. Kas on selge? Kas on selge? Okei, ma päriselt veel ei usalda teid. Me oleme eest natuke liiga tagasihoidlikud ja selle jaoks ma tõin igaks juhuks siia ka 2 kohtunikku. Mul on lihtsalt vaja natukene kindlust lavale juurde, kes aitavad mul hinnata, millised on Eesti koomikud. Ja selleks ma tahtsin tuua koomikud, kellel on endal kogemus Kong Show'ga, kes teavad, mis on komöödia, kes on tõestanud ennast koomikutena. Nüüd, daamid ja härrad, kutsume lauale tänased õhtused koomikud. Teeme suurt häält, teeme närmi, kutsume lauale Sander Õigus ja Harri-Mati Mustale! Just nii. Nemad on terve aeg laval ja terve aeg ka nemad hindavad. Neil on samamoodi 2 peale, üks hääl. Ma olen teile 2 peale. Teil on mikrofon ka, te saate öelda, mis te arvate. Ei arva midagi, väga hea. Tšekk. Üks mikker on meil 2 peale, te peate hakkama saama. Mis see teeb? Minul on see. Mul on tegelikult seal. Okei. Tšekk. Väga hea. Mõlemad on Kong Show'si võitnud ja mõlemad on Kong Show'si kaotanud. See, sa ei ole kaotanud. Aga sa oled ainult 1 teinud. See, kes tahab, võib Sanderiga välja hääletada. See on okei. Ühesõnaga, niimoodi ta käib, tõstate üles. Nii, see on Kongi loimuseks. iPhone 16. See on ära nõustunud. See on veel kindel, rahune maa. Mul ei ole Android nagu sul. Aga saad aru? Sa keerasid terve show putsi praegu 20 sekundiga. Ja Kaspar palus, et ma tuleks. Oh my god. Mees, sul on puts siis täna. Ei, see on okei. Aga ühesõnaga, mis on veel? See ongi tänane õhtu, selline ongi meil täna õhtu. Ja te puhub mikrofoni samal ajal, kui ma räägin. Mis meil toimub on siis see, et koomikud ei tea ka oma järjekorda, sest järjekord on siin. Nemad hakkavad siin järjest tõmbama nimesi siit samast karika seest välja, mida nad võivad võita. Ja me ei tea isegi, mis see järjekord on. Aga nüüd meil on vaja panna paika esimesed hääletajad. Kes tahavad olla esimesed hääletajad? Mul on vaja inimesi, kes on julged, kes on vihased, kes on kurjad, kes on pettunud. Teie olete seal üleval pettunud. Näita mulle oma nägu ka, kui sa oled vihane. Ma tahan näha kurja eestlast. Oi, okei, see on väga hea. Väga hea. Nii, kes tahab veel hääletada? Me hakkame neid vahetama. Kuskil siit tuli hääl. Siit tuli, väga hea, sa oled valmis. Nii, kes saab veel? Siitpoolt on ka kedagi vaja. Mul on vaja siitpoolt, me liigutame ringi, pärast liigutame ringi. Siitpoolt, kes hääletab siit? Sina hääletad. Okei, sa oled valmis, sul on punt sees, sa tead täpselt, mis sa teed. Sul on blondid juuksed ja punt, see on imelik. Okei, see... Ühesõnaga, nüüd on üks oluline pool. Kui te hääletate, siis hoiate seda üleval. Ma olen terve aeg, ma loen hääli. Mul on vaja, et sina veel vehiksid ka seda. Sa oled üsna kaugel, ma ei pruugi lihtsalt seda muidu väga hästi näha. Ja kui te muudate oma häält, te saate selle alla panna. Aga sellel hetkel, kui teile ei meeldi see koomik, hoidke seda palun terve aeg üleval. Ja ma ütlen ka, mitu häält on. Taaskord, see on väga-väga suur vastutus. Näita mulle, kuidas sa hääletad. Näita mulle, kuidas sa vihased. Väga hea. Meil on rohkem seda... Näita, kuidas sina hääletad. Ma ei tea, miks sa pea alla panid.
see on väga huvitav viis, kus minna, väga hea, see on väga hea. Kas me nüüd saame formaadist aru? Mina võtan aega, ma teile aega ei näita. Ja taaskord ma tuletan meelde, et meil on 12 koomikut ja meil ei ole aega, et kõik teevad 5 minutit, on ju? Pooled on sitad, okei, ei ole paar tükki, enam, kõik, ei ole kõik, aga minul juba, okei, väga hea. See on väga hea, saage mulle, väga hea. Me teame täpselt, mis me teeme, aga nüüd me hakkamegi vaikselt pihta. Meil on vaja, tõmmake nüüd esimene nimi välja. Okei, kus? Siit karika sees. Okei, üliilus karikas ka, vaata. Tule siin nagu Gong Show Champion mai 2024. Päris rets ju. Aitäh sulle, okei. Ei, see on väga hea, see on mõni mikrofon. Nad ei tea nagu järtsi ka. Nad ei tea järtsi, nad ei tea see show on, saad aru. Siin on võimatu killida. Sa... Oh shit, siuke algus või? Daamid ja härrad, palun lavale. Maria! Sepp. Shit, Maria Sepp. Jau. Ma olen juba üle 30, mis tähendab seda, et ma tegelen investeerimisega. Eelmine aasta tegin oma esimese, lahutasin abielu. Väga hea tootlusega lühiajaline investeering. Iga euro teenisin välja. Ja mis tähendab seda, et ma olen nagu tagasi on ju vallalise turul, laadsin üks nädalavahetus purjus peaga Tinderi alla. No, et vaadata, mis toimub meeste turul on ja. Turg on maas. Hakkasin oma meest igatsema. Selline tunne oli, et nagu oleks seal Humanas selle 1 euro kasti juures on, vaata. Otsid seda ühte särki, mis ei haise ja enam-vähem sobib. Ja huvitav on näha nagu meeste profiile, sest nad panevad sinna nagu naljakaid asju, motivatsioonitsitaate näiteks hästi palju. Hästi krüptilised ka alati. Ühel tüübil oli pandud haara minutit. Siis teine tüüp oli kirjutanud täna on homme. Ja mu lemmik oli, mis ma nägin, oli ühel tüübil oli pandud iga chance on võimalus. Jah, Tarmo ja iga tikk on riist, siin me oleme. Mulle meeldis, ma nägin ühe 38-aastase tüübi profiili ka. Tal oli pandud kohe profiilile ära, et ei otsi midagi tõsist. Jõu, sa oled Eesti mees. Sul on 5 tervet eluaastat jäänud. Sa oled peaaegu surnud. Kas ei oleks aega hakata asju tõsiselt võtma? Mida sa otsid siit, naist või hooldajat? Mis me teeme? Ja mul oli vahepeal faas, kus ma nagu teitisin nooremaid tüüpe ka ja vaata, noored tüübid meeldivad mulle. Nad on nagu nii entusiastlikud. Mul on moraalid, kasiinosse peab sisse saama. Ja ei, noored tüübid kepivad siin nii, nagu nad saaks hinde sult pärast. Ja mõned saavadki, lausa diplomi. Ei, nendega on lahe, vaata, vanemad, nendega on mingi teema, nad peavad nagu soojaks tegema ja vaata, ei saa kõiki positsioone teha ja noored tüübid, ta väänab mu kringliks. Ma pean ise hiljem selle vahurulliga selga lahti tegema. Ja nüüd ma olen tagasi vanemate meeste juures, sest nad leiavad augu üles. Ei ole iga kord üllatus, anaal. Mis on ka nagu lahe. Ei, aga lahe on vallaline olla. Mul on tekkinud telefoni uus kaust. Riistapildid. Üli palju saadetakse, üli veider. Ja mulle meeldib ka veits, vaata, see on nagu about you shoppaks. Valid, vaatad kauba enne üle, oi ei, jälle Excel välja müüdud. Et see on nagu, see on lõbus. Ja mul on nii palju riistapilte, ma hakkan surema, vabandust. Mul on nii palju riistapilte telefonis, et ma saaks sõbrannadega riistamemorit mängida, kui ma tahaks. Üks tüüp läks nii hoogu, saatis 3 erinevat pilti oma riistast mulle. Iga nurk, vari, värk, ühe pildi peal riist oli isegi veits teist värvi. Ja ma hakkasin vaatama, et kurat, kas see on üldse sama võmp või? Ma hakkasin kahtlema ja mida sa naisena teed selles olukorras? Kõik 3 pilti, sõbrannade grupi chati. Hakkame lahendama, meil hakkas konsiilium tööle, paneme ja vaatame kohe, kas need punktid jooksevad kokku. Kas need veenid ühenduvad? Enne kui me arugi saame, vaata, me mängime mingit veidrat riista sudookut. Sunookut. Ja võib-olla vaata, te mõtlete, et issand, ropp neiu on laval, aga tegelikult ma ei ole nii ropp, mul on Tartumaal Roiu külas üks üliropp sõbranna.
ja tema on ropp, ta on nii ropp, et tal ei ole günekoloogi, tal on pituarst. Ja alati, kui ma lähen kohtingule, ma kirjutan talle, et tead, lähen teidile, ta peab alati midagi ekstra rõvedat mulle ütlema. Eelmine nädal kirjutasin, tead, mis täna õhtul teit? Ja siis ta vastas mulle, et oi, Maria, kas läheb kottide luristamiseks? Tülgastav, rõve, on ju. Siis ma vastasin talle, tead, lõpeta ära. Ma elan nüüd Tallinnas. Ja siin me lakume mune. Ei lähen üle 30 olla, ma ei ole alla andnud, ma käin ikka vaata festivalidel. Eelmine suvi ka sõbrannaga käisime Beach Grindil. See oli nagu metsik. Tulime välja hotellist kostüümides, olime ilusad. Mingi noor tüüp kõnnib mööda, vaatab meid ja siis hõikab meile. Oh, äge vitt! Ja me olime šokis, vaata, et kas noored tüübid nüüd teevadki niimoodi komplimente, kas see ongi see värk või? Ja ta nägi šokki meie näost, ta oli nagu väga... Ja siis ta oli mingi ei neiud. Ma ei mõelnud nagu, ma mõtlesin nagu fit, nagu äge fit, et teil on nagu äge outfit. Ja mis on ka nagu naljakas asi öelda, sest mul on äge fit. Ei, aga lahe. Ma ei kuulnud. Ei, aga lahe, kohtingu äppides suhelda nagu tüüpidega. Daamid ja härrad, esimene 5 minutit on tehtud! Pane see siin väga kohta. Võib-olla, mul on kõigepealt väga oluline... Mis sealt õigati? Mis sealt õigati, me tahame teada. Väga hea, eestlastega on tore rääkida. Sa oled igatahes järgmine hääletaja, kas oli 5 minti väärt? See oli hea, me alustasime 5 minutiga. Jaa, väga hea. Ei, aga vaata, seda ma hakkasin ka mõtlema, et eestlased on liiga toredad inimesed, et nagu näidata lihtsalt nagu teisele naisele näkku lihtsalt risti. Et sa pead võib-olla julgustama inimesi ka rohkem nagu... Kes arvas praegu, et nad oleks saatnud varem näidata silti? Issand jumal. See on põhjus selge, sa ei vaata. Väga hea. Palun kõik, kes hääletasid, anname sedelid neile. Tõstke uuesti käed üles, te olete uued hääletajad. Väga hea, sealt head. Kes meil veel oleks tõstnud sildi üles? Väga hea, saada see sinna taha poole, väga hea. Väga hea set oli. Ma tahan lihtsalt kindlaks teha, et inimesed on brutaalsed. Meil on tõepoolest seda vaja. Aga mis see tunne enne oli? Sa olid parem konksad tõi? Ei, no selles mõttes, et see oli nagu paanikahoog. Siin ei olnud nagu midagi. See oli väga nagu... No see, et sa tead, et sul kell tiksub, siis sa nagu kõik on nagu perses. Sa teed nii, nagu ma vuristasin praegu. Ma olen tegelikult palju lahedam ja naljakam. Päriselt, kes ütles siin? Ma hiljem, no räägime. Ei tegelikult, ma ei tea, minu arust tundus nagu sul oli suht fun. No jah, see oli midagi. Et nagu seda ei ole, vaata, me ei tea, vaata, mis su peas toimub. Tegelikult sul tundus küll, et sul oli päris fun. Ma ütleks päris hea ju. Thanks. Nagu Essa olla on suht raske ka, vaata. On küll, jah. Selles mõttes seda me teame kõik, et see bioloogiline kell tiksub, aga... Kui palju nõus sa türa lähed? Sander, ma pole ainus. Väga hea, mulle meeldib, kus me liigume sellega vaikselt. Nii, aga daamid ja härrad, see oli meie esimene osaleja Maria Sepp. Ühesõnaga, kas meil on uued hääletajad olemas, korra tõstame üles, ma näeks ka, kus on. Üks on siin, üks on seal, üks on seal. Ühesõnaga, nüüd mis juhtub on kõik osalised, kes tulevad, te võrdlete neid peas Mariaga. Nii pea, kui need on hullemad kui Maria, te tõstate üles. Meil on seda kvaliteeti vaja hoida. Sa oled väga kriitiline, ma näen seda, sa oled valmis. Kuidas sealpool on? Oleme me valmis tõstma seda sedelit? Oleme sealpool valmis tõstma seda sedelit? Kas me oleme valmis järgmiseks? Väga hea, tõmbame järgmise nime välja. Hea, võtame kaasa. Daamid ja härrad, pange valmis, hakka hüüdma, lavale tuleb Johannes Väe! Johannes Väe! Aitäh teile kõigile. Ma ei tea, ma ei tea, kuidas teiega on. Ma siin paar nädalat tagasi tähistasin nõidetööd. Ma ei tea, kas keegi teine veel, kas keegi veel käis külas või? Ma olen abielus, ma olen juba pikka aega abielus olnud ja abielus on kõige tähtsam asjad on kompromissid.
ma olen naisega teinud sellise kokkuleppe, et kui tema saab midagi, mis mulle ei meeldi, siis mina saan midagi, mis talle ei meeldi. Näiteks tema sai 2 kassi ja mina sain allergilise astma olemas. Ei, meil abielu läheb hästi, jah. Mu naine pettis mind. Ta suudles teise mehega. Ma teadsin, et midagi on valesti, kui me seksisime 2 järjestikusel päeval. Ma olin nagu, mis asja? 4 kuu norm korraga? Ei, ta vabandus ka minu ees, ütles, et palun vabandust, aga ära muretse, Johannes, ta ei olnud üldse meil on 1 hääl. Juba, okei. Ja meil on 2 hääl! See oli minut 25. Aga see oli väga hea, 25. Okei, mingid küsimused. Üks lapats oli see vend, kes Johannese naist nikkus. Ma annaks ka vastu hääle. Nii, midagi... Oota, aga... Ei, ma tahaks korra küsida, kes testite, te olite üks esimesi, kes testite, mis oli see hetk, mis lihtsalt praegu ei klikkinud? Kogu. Tead, kõik sul mööd ei ole esiteks, teil on sul püksid. Ma olin terve aeg stressis pükste pärast rohkem kui... Nii madalal, Johannes, ta võeti isegi vöö ära putsi. Lahutusega läks. Väga hea. Aitäh sulle. Tahan midagi veel küsida, ma mõtlesin, et kiire on. Sul oli, tegelikult sa ei pidanud kiirustama laot ära minemisega, sul oli võimalus 5 ka teha. Ei, aga selles suhtes, ühe korra veel teeme suure aplausi Johannesele. See ei ole lihtne. See oli selles suhtes, aga nüüd te teate, mida teha. Mul on väga hea meel, me saame selle punni maha, me teame. Nüüd me kogu aeg võistlegi, meil on kogu aeg see nii-öelda skaala nüüd paigas. Kas on parem kui Johannes, kas on parem kui Maria, hullem kui nemad, siis teate, mis teha. Kas teeme korra samad hääletajad veel, olete valmis? Samad, sa ei taha uuesti hääletada, sa oled isegi selle suhtes kriitiline, väga hea. Kes tahab veel hääletada? Tõstame korra käe. Saada sinna see, väga hea. Teised jäete samaks. Tõstame korra ülesse, kus meil hääletuslederid on seal ja seal. Väga hea. Okei, te teate, mis teha. Te teate ka nüüd, mis teha. Tõmake üks uus esineja meile. Mina? Jaa. Ülipingeline programm. Võta, näe! Narva! Nii, järgmine koomik, daamid ja härrad, teeme suure aplausi. See on võrratu Liisel Nelis. Aplausi tuleb Liisel! Ainuke siis, kui sa võidad, siis pissid letti, siis läheb müüki. Naistel ikka veab, vaata. Jaa, siis alustame. Kus on meil tupsurahvas? Keegi tupsu teeb või? Sa kuulsid seda, et kassid mäavad, koerad niuguvad ja siis sealt rotid teevad. Tups on või? Ja siis, kui küsid rotikat, siis on eriti. Jaa, aga mul jalg väriseb, olen nagu chicken. Aga noh. Why chickens are funny? Because! Meil on esimene, meil on 2 häält! Tule ma võtan järgmisega ikka kuulata, see oli väga hea. Ei, nii, see ei lähe. See chicken on siia nüüd tõra, see oli kuulnud, täitsa putsis. See oli väga hea. See mulle meeldib, outside the box thinking. Mis selle originaalid on? Ma ei teagi, kus alustada. Mis järgmine nali oleks olnud? Mikrofon. See oli väga hea. Järgmine oleks olnud nende küpsistega. Küpsiste? Kas me tahame kuulata küpsiste naljaga ära? Muidugi. Nii saame kuulama korra küpsiste naljaga ära. Muidugi kuulama. See oli praegu 48 sekundit. Et kas kellelgi neid lapsepõlve traumasid on? Eestlased, miks ma küsin. Ma sain oma lapsepõlve traumadest üle
küpsiseid küpsetades. Et teed viideküpsised valmis ja oled nii kivis, et sa oled lihtsalt mingi, saadad oma isale voice message'id. Ma vist suren. Ja siis lähed magama. Ja siis ärkad ülesse 16 korda 2, 37 vastamata kõnet. Ja siis ärkad üles vaatad, vau, issi armastab. ei, õige laiali läheme kokki, aga 16 korda 2 on... väga hea. On teil mõnda, on tagasisidet, mõtteid, kuidas see... Ei, väga hea. Nagu ma ütlesin, outside the box thinking, väga hea. Kohe näitasid meile disse, kõik on super. Hoidke samas tempos seal, kõik oli väga hea. Mulle väga meeldis, ma ei oleks nii vara kongi pannud. Jah. Daamid ja härrad, ajakonna veel, see oli Liisel! Väga hea, väga hea. Kas meil hääletajad tahavad vahetada? Tahate vahetada? Okei, liigutage seda nüüd ise. Andke märku, kes tahab hääletada, liigutame seda ringi, väga hea. Võime ettepoole ka saata, kui tahate. Nii, kas meil uued hääletajad on paigas? Väga hea, seal on, te olete küll lähedal. Ühesõnaga, kui keegi teie juures hääletab, mõjutage ka teda. Kui ta ei julge seda üles tõsta, sosistage. See noh, teate küll, nagu surve tuleb peale panna. Lihtsalt, ei, ta on sitt, tõsta. Seda me teeme, okei? See on väga hea. Pärast toome ettepoole tagasi. Jesus! Ei, ma tahan, et kõik nägeks. Kuna sa oled täiesti psühhopaat. Väga hea. Need teises pooles Kaspar palub teil lüüa nüüd. Väga hea, kes on järgmine? Järgmine koomik lotojumalate ja saatuse isade tahtel teie ette astub nüüd ja kohe Daniel Weinbergs. Kõik, kes on Ukraina poolt, teeme EO! Publik on minu poolt, fuck MC of the year. Abikaasa hiljuti käis kodunt ära, vaata, ja siis tuhnisin ta aluspesusahtlis nagu truhvli põrsas, vaata. Ja nuusutasin niimoodi. Ja siis panin tähele nagu huvitav kaubamärk naiste aluspesul. Victoria's Secret. Teate, mis see Secret on või? Tuss. Hull saladus, nagu see oleks mingi maksudest kõrvale hiilimine. Aga muideks, Mirjamil oli päris saladus. Tal oli munn. Muideks, kui sul on tupe... Meil on esimene hääl. Oota, ma jõuan hea kohani. Kui sul on tupeseen, kas sul on Victoria Secret? Ja meil on 2 hääl! Aitäh teile elu võimaluse ees. Vabandust, Sander. Tupesecret, väga hea. See väga hea. Te nägite praegu Daniel Weinbergsi minutit, aga sügisel on võimalik näha ka tundi. Võtke sinna ka lapakad kaasa, lihtsalt noh. Pange minuti pealt seal ka. Ei, sa oled kõva sotsiopaat, tüüp teeb punchi, kogu ruum naerab seal näe. See oli väga, see ongi see, et me peame, te peate nüüd ümberringiga surve panema, kui keegi liiga vara paneb. Ma tean, ma ütlesin, et ainult suured ei, me peame natuke tagasi tõmbama. Natuke läksime üle piiri nüüd, aga see on hea. No sa harjusid, näidake türa. Muidugi läksime üle piiri putsi. See oli minu süü. Aga üks asi veel, ma ei öelnud seda. Ma maksan täna ainult ühele koomikule. Kõik koomikud ainult peale üks koomik kõigist nendest saab täna ainult makstud. See on teie otsustada, nii et Daniel raha täna ei saa. See oli siis Kaspari südamet takk viis öelda, et auhinna raha on. Ma maksan ainult ühele koomikule või ühele ma maksan ja teistele mina ei maksa. Kellele ma ei maksa, nendele mina pole maksnud ja kellele ma maksan, see on ainult üks. Täpselt. Ühesõnaga, auhinnafond läheb ainult võitjale. Palju auhinna raha on? Üle 100 euro on. Teil on nagu palka lubatud. See on jumala hea vastus, palju Eesti riigieelarve on üle 100 euro? Üle 100 euro. Võidate täna 101 eurot. Üle 100 on. Aga liigutame nüüd sedelid taas ettepoole tagasi, kõik on tahapoole koondunud, toome need ettepoole tagasi, toome ettepoole. Kes siin teist poolt tahab hääletada, tahad uuesti hääletada?
100 hääletada, väga hea. saame sinna ühe, kes siitpoolt tahab hääletada? seal on olemas. saadame sinna ka, saadame sinna täitsa sinna äärde ühe, väga hea. saatke veel edasi. väga hea, oled valmis hääletama seal? Teate valmis, väga hea. Okei, tõstame korra üles, kus meil hääled on. Üks on seal, üks on siin, üks on seal. Väga hea. Te teate täpselt, mis teha. Olge nüüd ise kohtunikud, väga hea. Aga kutsume järgmise koomiku. 4 või 5 on. ja järgmine koomik, olete valmis, daamid ja härrad? oi ja mis elamus teile nüüd tuleb, kui ei keegi muu kui imeline Madis Kurm. Jou, te teate, mis vahe on päikesetõusul ja loojangul või? See vahe ongi. Hommikul tõuseb, õhtul loojub nagu. See on lihtsalt... Päris, see on põhimõtteliselt, see näeb samasugune välja, eks siin need postkaardid, vaata, Sunset, Sunrise, see on lihtne. Teed Sunsetist pilti hommikul prindid välja, Sunrise. Ja ongi olemas. Meil on 2 häält. see oli liiga vana, anname, sa alles keris täna. Üks pilt, teeme ühe pilti veel. Oi, koera sitta korjata või? Ei no, ei ole mõtet, tegelikult ei ole mõtet, no. See on ju loodus, vaata. Ei no selles mõttes, vaata, mis on siis, kui sa astud, või noh, kui sa jätad selle sita sinna maha, mis juhtub. Keegi astub sisse, pühib ära, on ju. Saad ära pükkida, on ju, ilusti. Aga kui sa nagu... Meil on kapelkong, me ei saa midagi teha. Jälle oli või? Ei, teeme aplausid, ta on esimene. Madis Kurm. Ta on esimene kodanik, kes ma tean, kes on minuti jooksul 2 korda kongi saanud. Ma ei tea, et see on võimalik, me tegime selle ära, see oli väga hea. Mis su lemmikhetk ise praegu oli, kuidas tunne oli? see oli väga hea. Sul paneb kong, sina ei ole paneb kong. see oli väga hea, Madis. Ei no hull närv oli sees ikka, jah. see oli super. see oli super, sa kehtestasid ennast. täna, kes see tõesti koera sitta korjab? Minu küsimus on materjali valiku kohta. Et sa teadsid formaati, on ju? Okei. Aga Madis, räägi meile kord, mis sul nagu see plaan oli, mis sul see viimane nali oleks olnud, mis sa oleks teinud 5 minuti nagu, mis see closer oleks olnud, et 5 minutit koju tuua? Seevald. see on väga hea pilt. Teeme Seevaldi. teeme Seevaldi. Okei, ma kunagi käisin hullumajas. Ei, ma ei olnud seal tööline või noh, tegelikult nagu olin, ma olin tööline, ma tahtsin öelda, ma vahetasin seal vaipu, on ju. See on veider töö, võib-olla ma olin seal lihtsalt, on ju. Aga ma sain järsku aru, et kõik on hullud seal. Saad aru, isegi patsiendid. Ei no mõtle ise, vaata, kui seal on mingi vend, on ju, kellel on kujutatav sõber Jaak. Ja ta läheb nagu sitaks närvi, kui sa Jaagu ära unustad. Sul on vaata töölisena nagu lihtsam, kui sa hakkad ka Jaaku ette kujutama. Tood talle ka alati süüa ja värki. Pärast on lihtsalt pask, vaata, kui see nagu tööpäev ära lõpeb ja sa hakkad koju minema ja Jaak tuleb kaasa. Nii. Väga hea. Me paneme minuti kirja. see oli väga hea. Pluss Madisel oli kunagi rolleri õnnetus. ei päriselt, tal oli enne ka plaan. see oli väga hea. Ja see oli väga hea. see oli väga hea. Madis, aitäh sulle. Teeme väga aplausi. Madis Kurm. Okei, nüüd me teame, me oleme paigas. Võib-olla laseme mõnel üle minutiga teha. No, enamus showdel on see piirang, et esimene minut on antud. Ma mõtlesin, ma seda siia ei pane, oleks pidanud. See natuke, ma ei teadnud, et me oleme nii karbid. No see seletab natuke meie ajaloo kohta. Aga okei. Kas meil on uued hääletajad, kes tahavad hääletada? On meil keegi? Väga hea, läheb sinna uuesti. Sa hääletad uuesti edasi? Annad sinna? Okei, sa oled valmis hääletama. Kes meil siin poole hääletab? Paned uuesti, väga hea. Okei, tõstame korra üles. Seal on üks hääl, seal on hääl. Te teate ümberringi ka. Kui ta tõstab liiga vara, öelge talle siis ka, et tõstab liiga vara. Kui tõstab liiga hilja, öelge nüüd, et tõsta. Me teame, kuidas see käib. Me oleme järgmise koomikuga valmis. Palju sulle nimesid on, kas me hakkame ka pausini jõudma? Me tegelikult võib-olla teeme küll varsti pausi. Teeme... Esialgu on plaanis, aga me läheme palju rutem, kui ma arvasin. Siis me teeme kiire pissipausi. Me oleme nii palju brutaalsemad. 7 nime veel vist.
ja ongi umbes nii, teeme ühe veel ja siis teemegi pausi. esimese poole viimane koomik. Esimese poole viimane koomik. Esimese poole viimane koomik. ja need, kes on lapasid tõstnud, vaata, et suitsuruumis molli ei saa. daamid ja härrad, esimest poolt teie rõõmuks tuleb lõpetama musklis beebi Martin Levap. ma käin jõusaalis ka vaata ja siis ma olen nagu avastanud, et kõige raskem on nagu mitte peeretamine, vaata. Et mul nagu trennikaaslane paneb puid ka kogu aeg, ütleb, et no Martin, et kas täna on sulgurlihase päev või? Ja ma nagu enne trenni ei joo nagu proteiinijooki ka vaata, siis paneb süsteemi käima. Ükskord juhtus, tegin deadlifte. Üles oleks 1, aga alla tuli 2 kangi. Ja ma ei tea, olete märganud vaata, et kui sa küsid suhtmeelt vaata, et kas tissid või perse ja ta vastab, et iseloom, sest sa tead, et ta on kole naine. Ja räägime veits armastusest veel. DiCaprio alustab sealt, kus Drake lõpetab. Ma ei tea, kas teil on niimoodi nahk üle kõrvade tõmmatud, vaata. Vaata, scrollite mingi Biffi Instas ja siis vaatate, et OF, klikkate ja see on õpilasfirma. Kogu aeg, täielik. Ma ei tea, ma mäletan, nagu viimast korda olin ma nii pettunud, kui käisin Savus Anna Sõsaraid kinos vaatamas ja seal ei olnudki Savu. Aga nüüd ma olen suvel, vaata, kaitseväkke ja siis päriselt ma olen 19. Travad ei usu täis keegi. Ja ei, tegelikult ka. Jaa. Fuck, ma kutsuge mind pärast tagasi, ma näitan dokki. Davai. Okei, vaata, ma tahan neid nagu hoiatada, vaata, et siis te nagu ei ehmata, et kui te nagu järsku näete, et mingi seljakott on jalad kasvatanud. Ja ma käisin ka ükskord Kaitseväe laagris, vaata. Mulle anti terve sõdurivorm, anti seljakott, panin koti selga, tõusin püsti ja kott oli ikka maas. Ja vaata, ma pean nagu saapa paelu, vaata, ma pean nagu kuskile jala vaata kõrgele panema niimoodi siia vaata, sest kui ma niimoodi nagu sedasi lähen, siis ma olen nagu väga haavatavas positsioonis. Ja ei, mul nagu sõbralt vaata ükskord varastati rahakott ära. Ta küsiti suitsu, ta ei olnud ja siis talle pandi nagu raudnast kikiga vaatamata näkku. Aga ma mõtlen, et mis siis, kui nagu oleks mööda öelnud, see oli nagu suht ettevaatav. Sa võin nüüd talle nagu õlale vaata peale. Ja siis sa oled nagu väga haavatavas positsioonis, tahad nagu kõdi teha. Ja käisin 12. klassi lõpureisina, käisin Rootsi kruiisil. Ja siis ma arvan, kõige huvitavam osa reisil juhtus siis, kui mu klassivend veetis öö ühe gei Poola rekkai juures. Kes tegi talle hea massaaži. Nagu me üritasime talle teda hoiatada, vaata, et nagu ta üritab sind keppida, aga ta ei uskunud ja siis ta nagu hommikul ütles, et see ei olnud gei, sest rekkajuht oli paveritega massöör. Mis on ühist 1-aastastel? Meil on 2 häält tuli praegu korraga, 4 minuti peal. Väga hea. 4 minuti peal. Te olete vargad ja valetajad. Pensionärile andsite. Võta särku! Täiesti putsis! Kes arvab, et me peame korra kella uuesti tööle panema? Ja jätkama sealt samast edasi, väga hea. 3, 2, 1, jätka! Mis on ühist 1-aastastel lastel ja 1-aastastel koertel?
ja neid pannakse kogu aeg magama. ja lükkame veel veits nunnumeetrit põhja. Vaat teate vaata, et kui sool vaata pannakse vette, siis see nagu aeglustab jäätumist. Aga kui nagu koer seda joob, siis ta kiirendab suremist vaata. Okei. See on nagu teie savusanna vaata. Ja olen Viimsist ka vaata ja Viimsi on nagu väga rikas koht. Ja siis meil nagu kaubamajas on robotkoristajad, siis nagu koristajad käivad neid järgi ja kontrollivad, et nagu töö oleks väga kvaliteetne. Ja ma ise elan nagu eramajas ka vaata, sest mu vanemad on väga rikkad. Ja siis suvel meeldib mulle nagu oma toas nagu liha süüa. Aga siis vaata nagu ja välja visata vaata ülejäänud pekitükke. Aga siis ükskord juhtus niimoodi, et ma sõin nagu kastmega vaata ja siis ma viskasin kogemata vastu seina. Me anname 4.59 kongid alla, sest et me ei saa 5 minutini lasta teda. Me ei saa 5 minutini lasta. Aga Arno Möökor veel Martin Levo! Brutaalne mees. Ei, väga hea. 2 tehnilist nõuannet sulle. Kui sa peale tuled, kas sa seda kuulsid? Ära vaata seti läbi. Vaata, kui sa peale tuled, sa kuuled seda esimest naeru, on ju. Vaata, see on ka, mõned koomikud alustavad natuke liiga kiirelt. Sa tead, et sa näed välja nagu fucking haige, on ju. Ja sa saad sealt tegelikult selle esimese suure naeru ja kui sa siis vaikselt oma rütmi lähed ja väga hea materjali valik ka selles mõttes lühikesed nagu segmendid, vaata. Sellise nagu formaadi jaoks. Ja siis muidugi see, et sa olid hetkes ka, mulle väga meeldis, et vaata, kui sa kuulsid, kuidas rahvad, kui sa ütlesid seda sõjaväelaini, tegelikult sul ei ole plaan sealt reaktsiooni saada, aga sa kuulsid publikust reaktsiooni, siis sa läksid kaasa, vaata, ei, ma olen päris mees, see oli nagu, see oli väga hea. Tegelikult oli 4.59 või? Jah, mis sa sellepärast mõtlesid? Ma räägin sulle, kuidas oleks 5 türa. Kuula Levo, see on sul nii sõjaväkke ei lähe, saad aru? Sind pannakse ööseks pagassi põhimõtteliselt. Aga see pensionäri lain oli ka väga hea. Tõmbab meie poolt ka vidi. Aga ega mõtle päriselt, kui sa oled see kindral, kes iganes, siis sulle tuuakse siin uus jagu kohale, mis sa lähed kupisoovi peale, siis see... Mõtle, kui ilmus on venelasena binoklitest näha teha. Tira beebi on rindel, tira. Stonski võib jääd, hui joova. Ööga veel Martin Levo. Me teeme Levoga niimoodi, et kui keegi rohkem 5 minutit millegi põhjusil peaks saama, siis me toome ikkagi ta lõpuks hääletuseks lavale, aga me peame andma. Kas ta teeb lõpuks mingi minuti ka? Saad rohkem. Vaata. Sa ei kuula, türa! Ja, üks väike asi veel, kui keegi saaks Martin Levo pärast koju ka saata, noh. Ei päriselt me eile Harriga jalutasime temaga läbi vanalinna, korra hakkasime seksist rääkima ja nurga tagant tuli Mart Sander välja, noh. Ei päriselt tuli, Mart Sander tuli üliaegselt jalgrattaga ja tiirles ümber Levo. Ja me Kaspariga ütlesime, me ei saa sind kaitsta, saad aru? Sa oled märgitud. Et lihtsalt, kui keegi viitsite Viimsisse ära visata, me hindaks, Savi. Sul on lapsetoon, väga hea. Väga hea. Kuulge, aga teeme 10-15 minutit pausi, teeme kiirelt, teeme vetsus, teeme baari, 10 minutit pärast tahame edasi, meil on 6 koomikut veel minna. Kuidas meil esimene pool meeldis? Sa olid üks esimese hääletajaid Muntsiga, kuidas su nimi on? Ma ei hakka sind Muntsiks kutsuma terve õhtu. Eerik. Okei, mis sinu emotsioon on? Kuidas see hääletusprotsess sinule tundus? No ma ei jõudnud hääletada. Sa ei jõudnudki, aga sa tahad nüüd hääletada uuesti? Ei taha, okei. Väga aus. Ühesõnaga, me oleme nüüd formaadist aru saanud, me teame, võib-olla vahepeal ongi see 5 minutit, kui me ei tea, mis see aeg on, see või vahepeal tundub liiga pikk, aga me peamegi olema, et kui koomik ei meeldi, muidugi hääletame, kui on vähegi naljakas, hoiame teda, et ta nii käibki. Ma võib-olla algusest keerasin teid natuke liiga brutaalseks, tegin natuke liiga karmiks teid, mis on selles suhtes hea probleem, aga nüüd me teame, meil on Ain Vaida, meil on Maria Sepp, kes on siis jõudnud 5 minutini
ja meil on ja siis on Martin Lebo, kes on 4.59, tegime talle tehnilise kongi. Et vaatame siis, kas meil keegi jõuab nagu kaugemale nendest. Praegu on tegelikult üks inimene 5 minutil jõudnud, nüüd saate teie otsustada, kas neid on veel. Meil on veel 7 koomikut minna, nii et meil on 7 nime siin ämbris. Ja kas me oleme valmis show'ga jätkama muidu? Väga hea, kuulge, aga siis kutsume tagasi meie kohtunikud Sander Õigus, Harri-Mati Mustonen, teeme neile ka suure aplausi. Aga ma korra küsin kohtunike käest ka, te olete käinud, te teinud erinevates kohtades, väike product placement, meil on erinevates kohtades kongshow'd on. Mis on kõige erinev, suurem erinevus, sa tegid just Sydneys tegid, või sa tegid kus sa tegid, Melbourne'is tegid, Perthis veel parem. Proovisid. Ärge nüüd tülli minge, aga tegid Perthis sama kongshow'd, sama formaati, mis see põhierinevus on? No, tahtsin öelda, et koomikud on naljakad, aga siis ma tahtsin, ma ei taha situda inimeste peale. No ongi see, et inimeste jaoks, siin ma ju näen, nagu, et siin on paar sotsapaati, kelle hääl tõmbab vittu ja siin üle, et nad ei taha seda lapaksit. Seal oli, no see on normaalne vaata, et sa ütled kellelegi, et sa oled kõnts, et me ei harjunud üksteisele kõnts ütlema. Me oleme harjunud tegema pai ja siis tagant järgi karjuma homo. Davai. Harri, sa oled väga palju kongshow'sid näinud. Mis on kõige brutaalsem asi, mis oled kongshow'l näinud? Londonis oli rase naine, kes läks peale, ütles tere läbi. Ja siis üks naine ütles, nahku sa siin teed. Ühesõnaga, me oleme väga sõbraliku, väga hästi käitume, me oleme väga viisakad. Kus kohas meil praegu üldse hääletajaid on? Tõstame kuule sedelid uuesti. Üks on seal. Kus see kolmas on? Kolmandad praegu. Kus kohas? Täpselt prosektori juures. Okei, nii ma näen. Okei, kas te tahate hääletada? Olete valmis hääletama? Sa oled valmis hääletama? Väga hea vestlus. Sa oled valmis hääletama? Kas sa oled ka valmis hääletama? Me mäletame formaati, me teame, mis me teeme, me hakkame kuulama koomikuid, me kuulame nalju, me mõtleme ja kui meile ei meeldi, siis me tõstame ülesse, aga kui võib-olla kõigepealt 10 sekundit ootame. Lihtsalt. Ja peale seda võime karmid olla. Maria on praegu see, kelle vastu te kõiki võrdlete. Kui on parem kui Maria, lasete minna. Kui ei ole, annate hääli. Tundub loogiline? Kas me oleme esimese koomikuga valmis? Teise poole esimese koomikuga? Okei. Teeme korra veel suure aplausi kõigile esimese poole lahendutele. Väga hea. Ja nüüd on see aeg kutsume lavale meie teise poole esimese koomiku. Teise poole esimene koomik, teie ette! Tänasel Eesti maailma ajaloo esimesel kongshow'l teie ette tuleb Märt Vaher! Teate, mis minul ja Madisel ühist on või? Mõlemad kestame 28 sekundit. Kas te seda Johannest mäletate või? Minu perekonnanimi on Vaher, tema perekonnanimi Vaher. Meil on ühine asi. Igaks juhuks näitasin teile ka. Kas keegi on siit oma persekarvu raseerinud? Jaa, okei. Minu vanni tuba on selline peegel, vann. Ja seal on uks. Mina ei pane ust kinni, sest et kõik kuulevad, kus ma pesen. Aga kui ma raseerin, mul ei käi vesi, nad ei tea. Et ma siis upitan siin, vaatan, panen raseerija maha, vaatan, mis seal toimub. Mu ema tuleb sisse. Ta ei näe raseerijat, ta lihtsalt mõtleb, et ma menetlen. Aga imelik oli see, et ma ei vaatan talle nagu siit otsa. Ma vaatasin talle peeglist otsa. Kas keegi on siit oma munnist pilti saatnud või saanud? Saanud, super. Mina olen saatnud. Vaadake, ma olen Eesti keskmine mees. Ei ole just palju millega töötada, eks. Ma pean mõtlema, kuidas neid asju paremaks teha. Siis me koolis rääkisime perspektiivist. Nii et mina, 14-aastane Märt, võtab ühe kokapudeli, purgi, vabandust. Ja seal on 0,3 liitrit. Ma panen selle musta markeriga maha. Ja ma kirjutan 2 liitrit sinna peale. Ja ma panen selle kõrvale ja ma teen pildi. See töötas. Nii et järgmine pilt oli 3 liitrise purgiga. Ja seal on esimene hääl. Kes? Okei.
ma siiski mäletan, et ma olen alaealine, nii et lastekaitse number on mul peas. Kas keegi on siit matustel ka käinud või? Vaadake, ma olin 9, kui ma esimesel matusel käisin. Ma ei teadnud, mis asi on surm, mind lihtsalt võeti kaasa ja ma tahtsin naljakas olla. Nii et mida ma tegin? Kui oli vaikuse moment, siis mu onu, kes lebab kirstus ja siukse laua peal, mis on hästi ehitatud. Siis ma kuidagi sattusin selle laua alla ja... Meil on 2 häält! See oli 2.36. Väga meeld. kuidas see koljat on alaealine ja Levo 19? Aga päriselt oled alaealine või? Vana sa oled? Ma olen 17. Holy shit. Sul torn. Aga sul keha ka päris suur. Okei, Mart Sander, see. Ei, ta on suur ja tugev ka nagu. Ta on 17, me ei võta seda särki ära. Okei, meil juba on backeris alkohol, ma juba muretsen. Okei, DJ Siimi, ütle ausalt. Ütle ausalt, oled sa tegelikult munnipilte saatnud või? Sa ei tundu selline tüüp, sa tundud tegelikult üliarmas nagu. Oled nagu pärast olnud. Kas sul on üks alles, mida mulle näidata? Kas sa tahad näha või? Ei, nagu pilti. Mul ei ole telefoni kaasas. Aga ta on 17-aastane, me ei karju, võta püksid ära. Võta püksid. Mass maa. Teate, me tegime just Verevi rannapeo 15 aastat tagasi. Alar Konik karjus ühele 4-aastasele tüdrukule püksid maa, püksid. Ei! 17 on all legal, baby. Sa oled suht armas ka, tere, vaata. Aga sa oled koolis nagu... Gümnaasium, jah. Ja. Mis kümnes käid? Tartus Kristjan Jaak Petersonis. See on tark ka. Ei ole. See on see Anna Kivilin rahune maha. See on see vastupidi. Kui on nagu hea kool on Treffner, siis võta see nagu... Okei, meil on bad boy siin. Aga kellele sa munnipilli saatsid? Mingi Pihv klassiõde? Ilus klassiõde. Okei. Ma pärast näitan sulle. Pilti või klassiõde? Okei. Ei, sa oled väga arma. Oota, mitu korda sa stand-up'i teinud oled üldse? Ma ei tea. Legend. Ei, mitte palju. See, kuidas ta ütles, ma ei tea, Tartust üle 10 aastat. Mingi 20 show'd äkki. Okei, vau. Ei, väga cool. Ja kuidas nagu tunne oli siuke... Mul ei meeldi tema! Aga muidu kõik oli väga hea. Okei, vau. Aga ta on nüüd 20 korda teinud, on teil mingeid mõtteid, soovitusi talle? Mine päris tööle, kuni veel saad. Ei, see ei ole kommentaar sinu komöödiale, see on kommentaar komöödia universumile üldiselt. No, et kõige parem, mis juhtuda saab, on see. Ja see on väga haavitus. Täna jäin Elronis maa. Sa ei pea tööle näha, sa oled nii armas, tere. Väga hea. 2,5 minutit, ei perekond endiselt. Maria on see, kelle vastu kõik võistlevad. Aga meil on vaja järgmist koomikut. Oleme valmis tõmbama järgmise nime? Jaa. No ma ei vali. Ma vaatan, et ma võtan õigest asjast kinni. Märt on posti taga lihtsalt see... Käisime koos Sandriga Hispaanias. Mis seal juhtus? Teeme aplaasiga meie helimeane Oleg Kalinkiga. See oli väga hea. Nii, meie järgmine võrratu koomik, issand jumal, te isegi ei suuda uskuda, see on Sandra Tiitson! Teeme läärmikult mõnal Sandra Tiitson! Nagu te mu välimusest aru saate, siis mul on kodus kass. Teeme häält kellel veel?
ja ülejäänud on mentaalselt stabiilsed. Mina näen välja nagu mu kass ja noh, me kassiga olen vaata üks inimene, sest noh, minu kass on lihtsalt räme hoor. Talle pandi varjupaigas nimeks Easy. Ja noh, me oleme nagu selles suhtes ka kassiga sarnased, et mina olen ka karvane. Sest noh, raseerimisse mina suhtun nagu muru niitmisse. Talvel ei pea. See on nagu nii kaetud. Milleks? Ja siis, kui muru roheliseks hakkab minema, siis ma nagu teen sealt korda, kus noh, naabrid näevad. Ja kogu muru mina niidan ainult siis, kui ma tean, et külalised tulevad. Muidugi nüüd mul on habemega mees. See on selles suhtes hea, et ta on harjunud, et söömise ajal on karvad suus. Minu meelest sperma on nagu kange alkohol. On ju, sest ega meile kellelegi ei maitse, aga kõik neelavad. Ainult mina või? Okei. No sperma on põhimõtteliselt lauaviin. Kergesti kätte saadav. Ja alati peab hapukurki peale võtma. Ja nagu ma ütlesin, mul on mees olemas. Thanks selle naeru eest. See on super. Aitab enesekindlusele kaasa. Ja mul on mees olemas. Vaata, naised tihtipeale on armukadedad, aga mina leidsin nagu nipi, kuidas nagu oma meest usaldada. Ma võtsin omale sellise mehe, kes on nii creepy. Mitte keegi ei taha. Las kirjutab tüdrukutele. Keegi ei vasta. Ma ei pea kunagi mõtlema, kus ta on, mis ta teeb. Ma tean täpselt, ta on praegu kodus arvuti taga. Mida ta teab, seda ma ei taha teada. Ja ta on nagu nii creepy. Et kui me käima hakkasime, siis ta sõbrad tänasid mind. Nagu reaalselt ma oleks varjupaigast nagu selle koera ka kaasa võtnud. Ja selle nimi oli ka Easy. Ma käisin hiljuti juuksuris. Aitäh. Nüüd ma olen 4. naksitrall. Samal juus. Oh my god, ma ei arvanud, et ma nii kaua olen väga hea. Nii. Teeme häält naised, kellel on mees olemas. Okei, tundub, et head mehed. Sa oled mehega siin, sa ei teinud häält. Mis toimub? Sa oled aeglane. Okei. Ei, ma saan aru, mul on ka värvilised juuksed. Aga ja, naised, mis on midagi, kui mees teeb, siis on nagu mega seksikas. Sööb tussi. Väga hea. Meil on esimene hääl. Peseb pesu. Midagi kolmandat veel. Koristab. Täpselt, latt on nii madalal. Sa pead ainult tussi sööma, pesu pesema, koristama. Ja mõned on ikka vallalised. Sorry mehed, ma tegelikult armastan teid väga. Ma võin öelda, mina nagu sain aru, et mu mees on seksikas, kui me istusime Bolt Drive'i. Ja ta istus rooli ja saate aru, mu mees ei pannud GPS. Meil on 2 hääl, 4,5 minutit, daamid ja härrad, teeme aplausi! 4,5 minutit, Sandra Tiitson. Väga hea set, Sandra. See oli väga naljakas, kui sa ütlesid, et vaata, et ma ei arva, et mõni kaugele seda. See oli väga... Ma reaalselt ei arvanud. Biti valik, väga hea. Kõik naljad, 30-40 sekundilised. Selles mõttes üli hea, sul on protsendid laes, et nagu edukas set tuleks, on ju. Set saaksid kohe oma rütmi, see on väga hea, sest et vaata, see nagu, see lavale tulek võib olla nii intensiivne kogemus, et tegelikult tahad nagu kiirustada, aga sa läksid kohe mingit rütmi tegema, see oli nagu väga hea ja väga super. Ja Subeika, olen kohtunud, ta on fucking creep.
see oli sitaks ja täpselt nii, võta kriip, see on kodus, mängib arvutiga. Kirjutad, keegi ei vasta, see on väga hea. Väga tubli. Ma oleks tegelikult viite tahtnud näha. Aga ma küsin, kas sul siis kolmandast sul oli see või sa lihtsalt praegu mõtlesid, mis mul veel on või sa oli ei, mul ei olnud. Mul oli reaalselt. Mul oli nagu see stop tüüma. 40 jäi, oleks üks bitt veel olnud valmis. Ei, ma reaalselt arvasin, et noh, ma ei lähe. Aga Sandra, sa oled ühe korra veel varem kongi teinud, mitte Eestis. Kuidas sul siis läks? Siis ma olin 2 minutit. Sellepärast mul oligi see, et okei, 3 mintsi tuleb ära. Aga Sandra tegi 4,5 minutit, nüüd teeme ühe korra veel suurem. Nii, aga meil on vaja järgmist koomikut. Meil on vaja järgmist koomikut, meie järgmise võrratu. Oota, ära veel ütle. Ma läks meestele. Kohtuniku vahet. Ja vahetame kohtuniku. Me oleme korra samalt teinud, nüüd vahetame korra hääletajaid ka. Kus meil hääletajaid on? Siin on hääletajaid, seal on hääletajaid ja seal on hääletajaid. Te teate täpselt, mis teha, te olete valmis. Ja nüüd me saame kutsuda lauale järgmise koomiku. Ja seal kiidan ka kohtunik eelmise raundi puhul. Vaata, kong tuli täpselt siis, kui mõn tuli. Täpselt, see on oluline pool, et koomik võib teha väga hästi esimesed 3 minutit, aga see ei tähenda, et me viimased 2 minutit peame niisama nad andma. Väga hea töö eelmised kohtunikud, suur aplaus. Uued kohtunikud, tehke järgi. Ja meie järgmine koomik on üks ja ainus. Aleksander, Eeri! Ema võttis pärast abiellumist mehe nime. Nüüd mu ema nimi on Raiko. Müüja küsis poes, et kas teil trimikaarti ka on. Ma ütlesin, ma oskan ise välja saada. Vanemad pääsesid Estonia katastroofist. Nad ei olnud seal. Tundnud head inimesed kõik, ma ei hakka keerutama teie ees. Sattusin hiljuti suurema summa raha otsa. Ostsin jälle neid seevasalvrätikuid. Seevasalvrätikutel on nüüd kiri peal, et need on pesumasina kindlad. Ma olen vanakooli mees, ma pesen käsitsi ikka. Teadlased avastasid universaalse viisi, kuidas saab nutvat last magama panna ja maha rahunema, et tuleb last hoida vee all. Mul oli üks eks, ta oli ülispirituaalne tšikk ja ta oli esimene inimene, kes ütles mulle ühe siukse spirituaalse lause, mida ma hiljem olen sügavatest religioossetest tekstidest Instagramis lugenud. Ta ütles mulle, Aleksander, tegelikult me kõik oleme üks. Aleksander, tegelikult kõik on üks. Ja ta uskus seda. Nii kaua, kui niimoodi õega seksisin. Siis tuli välja, et tema ja tema õde on 2 hoopis, ei olegi üks. Ja ma ise tundsin nii spirituaalselt ennast, siis kui ma nagu seksin, ma olingi, vau, aga sina oledki ju minu pruut ja mina olen sina ja sina oled mina ja ma olen nii spirituaalne. Aga siis ma sain pärast tüdruksõbralt teada, et see, mis ma olen, ei ole mitte spirituaalne, vaid värdjas. Mis ta ütles mulle, kui ta tuli õde lasteaeda viima. Võtsin Bolt Drive'i, tegin ukse lahti ja autost tuli räige hais. Võtan kohe äpi lahti, eks ole, panen need teate probleemist, seal on lahter, kirjelda probleemi. Ma kirjutan, autos on räige hais caps lockiga. Lahtri kõrval on nupp, tee probleemist pilti. Ma vaatan autos ringi, lõhna tunnen, ei näe, kust lõhn tuleb. Aga pilti peab ju tegema. Ma mõtlesin, okei, ma siis teen pilti sellest, kuidas mulle see lõhn tundub enda näos.
ja siis ma tegin nagu siukse. aga samas ei olnud päris siuke lõõts, oli rohkem siuke. see ma ei taha valetada neile, siis siuke. saatsin ära, siis vaatasin, seal oli kirjas. Tee probleemist pilti, sulgudes valikuline. Mingisugune Bolti töötajad ei teata, et Škoda Octavia haiseb räigelt, mis on probleemi põhjus, minu nägu. Ja ma tahan, et ta teaks, see on minu valik selles olukorras. Mul on mustanahaline naaber Aafrikast pärit ja ta kasvas üles sellises kohas, kus on jõgi, jões on krokodillid ja tal oli väike laps, ta nii väga kartis, et laps läheb jõe äärde, äkki krokodill sööb ta ära või võtab mingi tüki küljest ära. Nii väga tahtis Euroopasse tulla, eurooplased ei võta vastu. Te ei kujuta ette, kui rõõmus ta oli, kui ta lõpuks astus Tallinnas lennuki pealt maha ja tema 4-aastasele lapsele sõitis otsa Nissan Leaf, Euroopa liider kütusesääst. Nissan Leaf, usaldusväärne elektrimootor, Nissan Leaf, rohelisem kui krokodill. Oh yeah. Maidukit teate või? Koomik Maiduk, eks ole. Sõitsime temaga tuurilt tagasi ja siis ta ütles mulle, et ma olen mingi tema Keila sõbra jaoks, kelle nimi on mingi Tungraud või midagi sellist. Et Eeri, sa oled mu Keila sõbra Tungraua lemmikpede. Ja siis Maiduk oli mulle selleks ajaks nii mitu korda pede öelnud, ma pidin talle ütlema, et Maiduk tegelikult ma ei ole vaata pede. Ja nüüd ma olen tema Keila sõbra jaoks suvaline hetero. Keina vaata, ma olin tipus, eks ole, ma olin eriline, mul oli koht, eks ole. Heterona ma ei ole topis isegi. Aga no ma olengi ennast alati rohkem bottomiks pidanud. Meil on 2 Aleksander Eelaupa! 5 minutit. 5 minutit. On meil kohtunikul mõtteid, soovitusi? Tubli. Ei! Eesmärk oli, sa pead laval püsima, türa ära tule oma 9 ja siis vanaema oli seal ja keegi veel, türa punchline. Kõva. Okei. Ei väga, vaata siin oli see ka, et sa tegid üli hästi, alguses tegid ülilühikesi, 15-20 sekundit, siis see kumm hakkas aina pikaks nagu venimast, et sul tekkis see publikuga sümbioos, et nad usaldavad sind ja nagu, et see oli nagu väga tubli set ja ma mäletan, ma nägin sind esimest korda mingi 3-4 aastat tagasi, siis oli Okse, sest et sa olid nii karismaatiline, et sa lootsid sellele. Aga nüüd, mingi viimane aasta on see, et see kirjutamine on jõudnud nagu järgi sinu karismaatilisule ja nüüd nagu see, kui need nagu koos, see on nagu deadly kombo, et sul on oma stiil, sul on täiesti oma nagu maitse, kuidas sa teed, kuidas sa alati riietud ülivärvikalt ja lahedalt on ju, et see nagu, et ma arvan, mingi järgmised 2 aastat sul tuleb päris haige nagu selline climb. See väike, see kuidas alati riietud nii värvikalt ja... Keegi ei käsi sul musta pusta. Rets, crash, haige. Suur aitäh teile. Nüüd me teame, mis on. Meil on siis Aleksander Eelaupa ja Maria Sepp on need verstapostid, kelle vastu siis iga koomikal võistleb. Meil on paar tükki veel minna. Kus on meil hääletajad? Ma näen, et siin ringi sõidab. Siin on üks hääletaja, siin on üks hääletaja. Te olete seal, kus meil siinpool on ka üks? Seal, väga hea, okei, seal ja seal. Okei, väga hea, meil on 3 tükki kaamas, te olete valmis, te teate, mis teha. Eelmise kohtunikud väga hea töö ja nüüd kutsume lauale järgmise koomiku. Teie järgmine koomik, teie rõõmuhüüete saatel, otse Viljandist, Oliver Plümberg! Viljandist töötasin Kopli rimis oli, ei nagu kõik, mis sa arvad, vaata, ma enne kassapidaja, kõik, mis sa võid arvata nagu, noh, parmub karjuotsu peale, 12-tunnised vahetused, aga palk oli ka siit. Ei nagu essa-päev ma tegin nagu nii palju miinust, et ma jäin nagu neile võlgu. Nagu, vaata, ei, ma olen kogu aeg mõelnud, vaata, kuidas see on võimalik, vaata, et sa jõuad oma eluga sinna, et sa oled nagu pargipingil oma kuse sees. Ja siis ma olin nagu, see on nagu mingi kassas 3-4 päeva miinust. Ja ma olen ka seal nagu.
ei vaata, oli lahe tegelikult, vaata nagu need töötajad nagu võtsid mind omaks kohe, vaata ma olin seal vaata iseteeninduskassas. Ja ma näen vaata noh, kuidas nagu hakkab järjest kellale lööma nagu kondoomid 3 tükki, kondoomid 6 tükki, kondoomid 2 tükki vaata. Ma olin nagu oma peas nagu KTM. Minu kõrval oli nagu Marju. Ja Marju on nagu 12 aastat Rimis töötanud, teda ei huvita. Meil on esimene hääl. Teda ei huvita nagu. Ta nagu lihtsalt, ta lihtsalt ütles kohe välja, tõstis prillid ja nagu kus see kepimees on siin? Nagu kohe üles ja vaata. Meil on 2 häält ja minut 26. Oliver sõitis 2 tundi, 2,5 tundi Viljandis siia. Minut 26 tehtud. Läks tagasi Circle K-s. Oliver, mis tunne on esimene konkshow sinu elus? Päris kurb. Ei tegelikult nagu, see oli komöödias ikka põrgu olukord, kus olla ka nagu vaata. Aga mis juhtub nagu tavalisel komöödiashow ka, kui keegi enne sind killib, see reset nagu seda, kui ma oleks seal taga olnud enne Eerit, ma oleks situnud. Ma tean seda tunnet, et selles mõttes see ongi see stand-upi võlu, vaata, et sa pead siukse fire'iga tulema nagu sealt tagant. Oliver. Ei, ma kuulasin. Ma rääkisin sinuga. Näha on, miks välja ei tule. Oliver kõnnib otse koju siit. Ma isegi Backeris ei näe, ta kõndis otse õue. Aga nii ta läheb, väga hea. Kas meil kohtunikud tahavad samaks jääda? Tahad uuesti hääletada? Kus meil kohtunikud on? Korraliselt vaatan uuesti üle siin. Ja seal, väga hea. Okei, väga tublid. Aga nüüd meil on järgmine koomik vaja lavale kutsuda. Teeme hääl, teeme järgmine lavale tuleb. Mine pööraseks! Su ette tuleb Ann Paida! Nägin juba 6 aega tagasi, et suvi algab. Teie ei uskunud seda, aga mina nägin esimest suvekuulutajat. Ma nägin Musumäelt päisepäeva ajal alla kakeldavaid purjus alaealisi. Imeline vaatepilt ja ma ei tea, kuidas see vanasõna käib, et nagu kui ta tee peal oksendab, kas tuleb pikk suvi või kui ta ümber kukub, kas tuleb soe suvi, ma täpselt ei mäleta. Ma olen ise nii vana, et ma olen asju kartma hakanud. Ma kardan ämblikke, elektriarveid, tiinekaid, kui teil on rohkem kui 3 tükki koos. Hiljuti olid trammis ka, mälus jälle samamoodi, käisid mulle pinda. Ma hoiatasin neid tüdrukud, kui te nii valjud olete, keegi kutsub teile politseid. Aga nemad ehmatasid ära, nad jooksid välja trammist, sest nad arvasid, et ma mitte ei hoiatanud, vaid ähvardasin neid. Ja nad vaatasid, ma vaatasin iseenda peegeldust seal trammiklaasist ja vaatasin, mina tahan mänedžeriga rääkida. Mina olen ment, okei. Kardan politseid ka, ma kardan politseid nii palju, et isegi kui ma mupot näen, ma kohe mõtlen, kus mu roheline kaart on. Ja siis ma saan aru, et ma olen Viru ringil, aga ma olen jalakäija, okei, ja. Ükskord laupäeval oli räige pidu, siis ärksin pühapäeval üles, siis olin eriti paranoiline, tegin telefoni lahti, lugesin Tartu vangla has started following you. Okei, nüüd ma kardan, lahe. Aga elu on igavaks läinud, ei ole enam neid lahedaid pidusid, kõik mu sõbrad on liiga normaalsed. Kunagi mitu aastat tagasi on ju oksendasid klubi taga ekstasit välja, nüüd ostavad Enefit Greeni aktsiaid. Ja ma saan aru, et mõlemad algavad E-tähega, aga üks on hirmus asi, mis võib su elu ära rikkuda ja teine on lihtsalt ekstasi. Ei ole vaja mingeid kampaaniaid, et osta, investeeri, kõigil ei ole portfelle vaja. Vaata, riik teeb igasugu kampaaniaid, septembris ei joo ja nii edasi, on ju. Minu meelest meil oleks kampaaniat vaja, et sõber ei lase purjus sõbral krüptost rääkida. Vastik hakkab. Ei ole kõik börsihaid, mina olen börsilest. Põhjas täiesti, ei tule välja. Peeperses on kohutav. Ja kuna ma olen börsilest, ma elan Koplis, hea, odav, mõnus. Kõik oleme kuulnud, pussitatakse, röövitakse, õudne on ju. Veel hullem, nüüd on veganid kohal. Üks on minu enda kodus. Kuidas nii? Kõndisin Koplis koju ükskord, leidsin maast telefoni. Keset tänavat, mitte keegi ei olnud ära varastanud. Mis toimub? Vaatasin seda telefoni, mõtlesin, natuke näeb välja nagu Jaak Madisson geiklubis. Et nagu veider, et ta seal on, aga keegi ikka ei taha katsuda. Huvitav. Mul pakub rõõmu iga kord, kui ma loen uudist, et keegi kukkus kanalisatsiooni auku. Lihtsalt see on tore uudis minu meelest. Mul on lihtsalt meeles, et 90-ndatel hoiatati, et kanalisatsiooni augud ja beežides mantlites mehed, mõlemad võivad nagu avaneda ootamatult.
mine ringiga, ei ole. Kõige otsem tee ei ole kõige sirgemal, et mine mööda, ei taha seda asja oma ellu. Käin Facebookis nägin hiljuti hästi lahedat üritust. Ürituse pealkiri oli purgisalati koolitus. Ma tahan rohkem teada. Ma vajutasin selle peale, ma lugesin, seal oli kirjeldus ja seal oli öeldud legendaarne purgisalati koolitus. Tuleb taas. Mis juhtus esimesel purgisalati koolitusel? Et me ütleme selle kohta legendaarne. See siin praegu peaaegu legendaarne, võib-olla Kaspar kirjutab eventi. Legendaarne sõna, mille Toad Tag laulis Eesti kultuuriruumi 15 aastat tagasi. Legendaarne leht salat. Kuidas see käib, ma ei saa aru. Ma olen saanud nii vanaks, et ma olen Instagrami arust nagu hakanud ägedamaid reklaame saama. Ma nüüd hiljuti sain reklaami koristusteenusele. Ei töödanud, ei võtnud koristajat ja siis Instagram tegi asja põnevamaks. Nüüd ma saan reklaami seksikas koristus. Nagu kogu selle outfiti asjadega vaata on ju, aga mul on tunne, et ta ei korista väga hästi. Ma tahaks koristajat, keda ma kardan. Ma tahaks, et mu koristaja ütleks mulle räpane, aga nagu ta mõtleks seda. Nagu päriselt, vaata. Natuke hirmus peab olema, ma üldse tahan. Ma tahan teenindajaid karta. Ma tahan nagu, et keegi... Ma nagu käisin poes on ju, enne mind poes ise teenid selle, tähendab, putsi läks, ongi vittus ja... Seal uksest sisse minnes hakkas aparaat tööle piiksuma ja taas olid varas on ju ja teenindajad nurga tagant vaatas mulle otsa ja ütles, sul on midagi. Okei, see on hea pood, ma ei julge siia tulla, aitäh. Viru rahvaraamat, koht, kust ma seda kõige rohkem ootasin, et sa hirmutad mind, suurepärane. Mulle meeldib, ma kardan kogu aeg, ma kardan kõike. Mul on väga huvitav elu selles mõttes, et ma olen tõesti, ma olen nii vanaks jäänud, et mind kutsutakse täiskasvanud inimeste pikku. Professionaalne sooritus. Täna on ainult mõned professionaalsed koomikud line-upid, näiteks Ann või Daniel ja nad teevad erinevaid valikuid. Ma kahjuks ei olnud siin esimeseks pooleks, väga kurb. Ma kuulan, ma pärast kuulan tagasi. Tänn tuli peale, ütles, et Ukraina ja siis... Ja väga hea set, väga tubli. Sa oled vist võib-olla praegu ainus Eesti poliitiline stand-up koomik. Sa ütled asju nagu NF-it. Siuke tark. Aitäh. Väga hea. Ei, väga cool materjali valik, ülipunchi, hästi kirjutatud, mis rahvas nõuab. Sa annad neile seda. Okei, aitäh teile. Sa oled loom. Tänan. Räpane. Tšau. Kui tekkis tunne, et Annil jaoks rohkem kui 5 minutit näha, annvaida.ee, ta on praegu tuuriline, et saate piletid osta, aga pärast saate te niikuinii veel meile võita ja selgitada, tema on 1 3-st. Nüüd on siis Maria, nüüd on siis Eeri ja Ann on siis need 3, kelle vastu järgmised koomikud võistavad. Nad peavad olema nendest parimad, et jõuda 5 minutini. Aga enne veel vahetame äkki uuesti hääletajaid. Kus mu hääletajad on? Siin on hääletaja, haigutad, väga hea. See on järgmisele koomikule juba hirmutav. Sul on igav, kus on järgmine? Seal on hääletaja ja seal on hääletaja. Väga hea, hääletajad on paigas, vaja nüüd kutsuda järgmine koomik. Järgmine koomik, olete valmis? Ma ei kuule. Kutsume peale Semjon Alonov. Tere, mina olen Semjon, mulle sitaks meeldivad loomad. Ma armastan loomi, käisin Nemmel ja siis olid nagu linnud ja sitaks palju lindusid oli. Ja siis olid linnumajad, vaata seal puu otsas, teate küll, nagu keegi läks nagu ehitas neid, mitte linnud, nagu keegi ehitas neid püsti nagu. Ja siis nagu keegi läks nagu mingi fucking rederiga nagu fucking bam-bam-bam nagu ehitas neid püsti ja siis mingid linnud elavad nagu, et need linnud, kes elavad seal nagu linnumajas, nad on mingi, oi vittu, mul on fucking linnumaja nagu. Kõik teised linnud lendavad, ma tahaks ka nagu maja, vaata, need lähevad hommikul välja nagu oma august, vaata, oi vittu, mul on fucking maja nagu täiesti putsis nagu lihtsalt kinnisvara.ee nagu
fuck yeah, nagu ma vaatasin, mingi lend istus seal kuskil nagu pingeliinides, vaatas, türa, millule ehitatakse maja. meil on esimene hääl. meil on 2 häält, oi! 54 sekundit. sa oleks võinud Openile öelda, et sa oled Ukrainast, sa oleks 5 minti saanud täna. no selle häälega tuleks 5 miinusesse ka saanud. aga nii, aga võib-olla mõtteid, soovitusi? sul mõni one-liner on või? Mida ütlevad õunad, kui nad kepivad? Õunad kepivad! Okei, ma tahtsin öelda, et story'ga alustamine oli halb mõte, aga jah, okei. Tule, ma olin viimane, ma ei viitsinud, ma magasin juba. Ok. jah. daamid ja härrad, veel see oli Semjon! aga meil on praegu 3 inimest, kes on jõudnud 5 minutini ja meil on ainult üks inimene, kes saab seda muuta. aga nüüd ongi vaja kutsuda vist lavale meie viimane koomik. meil on jäänud üks koomik enne, kui ma kutsun ta välja. Räägiti auhinnarahast. Palju seal on? Oi, sa ei taha teada. Siin on sularaha Maksuametiga kindlasti. Maksuameti teada, siin on 4 eurot. Üle 100. Üle 100. Karikas maksis ka midagi. Ja sa tead, nad kõik võtaksid selle karikarahaga pigem sulle. Keegi neist ei ole elu sees ühtegi karikat saanud. See midagi nende elus. Aga ühesõnaga, meil on üks koomik veel minna. Kas meil on valmis viimaseks koomikuks? See on lärm, mida me tantsu ja lavale tuleb. Tänase õhtu viimane koomik, enne kui läheb hääletamiseks. Teie ette tuleb Aleksandr Popov! Okei, tähendab, Semjon pidi olema viimane, aga ma ütlen selle ausalt ära, et mina pidin olema see Ige Aia Päkapikk, kelle on disaininud Happes Jehoova tunnistajad, kes tuleb siia kuradi südaöösel rääkima sellest, kuidas ta on veerand kohaga kooliõpetaja. Ma tean, see on kõige glamuursem töökoht kohe peale töötuks olemist selles mõttes, et aga sügisel seisab see mul ka ees, sellepärast et ma sain teada, et õpilased päriselt kirjutavad tagasisidet. Ma ennem mõtlesin, et see on mingi pull, et ma lihtsalt prängime üksteist, vaata, ma hakkasin nende sõnu õppima, tuleb välja, et direktor loeb ka. Ei, väga äge. Mulle meeldib koolis töötada, mulle meeldivad lapsed. Seaduse piirides, okei? Ma õpetan 16-aastaseid. See on nagu selles mõttes trauma, et nad küsisid mult see sügis, mis tuleb minu ajas kunagi tulevikus, et eelmine, et õpetajad vanad olete, ma olen loll, sest ma olen Eesti mees. Ma ütlesin välja, ma olen 39 ja tagareast 16-aastane neiu, kelle nimi mul ei ole meelest. Ma tean, tal on 4 eesnime, kuskil seal on Ingel, vist oli Kristall. Ja tead, alati 3. on Mari, igaks juhuks. Kui vanaema juurde on vaja sõita Viljandisse, et siis on nagu see, et Mari. Ja tema pani tagareast lihtsalt, et 39. Palju pole jäänud. Ja see ainus kord, kus ma võtsin ennast tagasi ütlemast, et me oleme su emaga mõlemad Tinderis. Ei ole palju jäänud, aga ma vähemalt üritan. Tinder on ka selles mõttes äge rakendus. Täna üks tütarlaps küsis, et mida sa siit otsid. Ma kas mu profiilipilte olen. Eesti meeste profiilipildid on nagu kõik täpselt see, et arva ära kaua ma vanglas olin ja mille eest. Null emotsiooni. See ainus kord, kus on emotsioon, siis ta on autoga pildid. Ta ei ole kunagi üksi. Ta on seal autoga. Rehvid on 2 komplekti. Ta tahab sulle näidata, et ta on jõukas. Ja terminali tanklas, sest Olerexi põhimõtteliselt ei nähe. Ainus kütusekett, mille enda omad üles andsid, sest sa tüna rotid liiga palju. Jah, ongi. Mulle meeldib õpetajaga sellepärast olla, et mu kabinet on keldris. Mina ei valin, päriselt. Ma läksin õpetajaks 15 aastat tagasi, mulle ei olnud isegi habet, ma olin täpselt nii vaene. Koolidirektor vaatas mulle otsa, mitte midagi muud, ma lihtsalt tulin üks sisse pohmakaga, ütlesin tere, ta ütles, et olete tööle võetud. Ma ütlesin, mul pole kvalifikatsiooni, ta ütles, babe, Eesti haridus kellelgi ei ole. Läheb 10. ma olin tagasi, ei, tööle. Sina oled klassi ees. Mis vahe on, sa pead ellu jääma. Ja tuleb välja, et täpselt nii ongi. Ma kunagi arvasin algkool, gängsterid ja nad on, sest nad küsivad küsimusi, millest küll ei ole vastuseid. Kui sulle 7-aastane on vastu, miks draakonid ei räägi eesti keelt? Ja sa oled, et kas Kopli lapsed käivad vanalinnas koolis? Kuradi hallukaid te näete, ma ei tea, äkki nad just jõudsid siia. Nad on nagu sinu vanaisa, ma olen täpselt see.
ta ei õpi ka. Ja, mu kabinet on keldris, käisin kunagi Melchiori filmis, võtsin paar kirvest kaasa. Feng Shui, vaata. Mulle jumala meeldib, te peaks nägema neid 16-aastaseid, kui ma 1. septembri keldrist välja tulen. Ja nüüd minu järel. Kõik on nagu see, et kas meil on mingi kääbiku seiklus ees vaatamas. Ma olen siuke e-kool. Ja mina sisenen esimesena. Okei, kõige on e-koolis käin. Vaata, e-kooli puhul on parim see, et e-kooli on keerulisem sisse saada kui minu pangakontole. Mis on ka loogiline selles mõttes, et kui keegi tahaks minu pangakontole siseneda, võtke. Aga e-kooliga nad küsivad andmeid, mille jaoks on haridusametil vaja teada, kui pikk ma olen. Kas te ehitate mulle võllapuud? Ma saan ise hakkama. Ainus asi, mida haridusamet ei taga, tasuta vaimse tervise konsultatsioon. Ma helistasin, miks? Nad ütlesid hilja. Ma tean, aga äkki proovime. Hakkasin terapeudi juures hiljuti käima, ta küll ütles ka kohe hilja. Ma proovime, ütles davai. Mul on nüüd keskealise mehe narkosahtel. Seletan, see on see sahtel, kus on hunnikus tablette, mille mõju sa ei julge lugeda. Ma võtsin ühe karbi lahti ja hakkasin lugema, mis see mulle teeb, minu lemmik kõrvalmõju. Ootamatu rasedus. Ma olin siuke fuck, aga mis mu planeeritud rasedusega nüüd saab? Plaanid tehtud, lapsevanker ostetud, levo peal ära mõõdetud. Ei saa nii, et nüüd ootamatult lendate laivi mulle selle jutu, et jõu, sa oled rase. Ei, ma võtsin juurde. Ja parim on see, et ma sain teada, et minu uus diiler on minu pereõde. Jaa, mitte perearst, ma olen perearsti 15 aastat näinud, ta lihtsalt räägi õega. Kelle, sinu või? Ei, pereõega. Ja varem, ma olen Kopli poiss, ma olen harjunud sellega, et kui sa tahad head nark, siis sa pead teadma, kuhu minna. Oye. Kõige viimane ja tulid 4. sekka. On meil kohvinikul midagi öelda? Hea sett, aga tegelikult siin väga naljakas, kuidas siis, kui tüübid võtsid oma need lapad, oi, kus hakkame tõstma, siis sass tuli või asendi sisse rõndasid lahtne. Ei tõusa. Ei, väga hea sett. Mulle meeldis see laine, et levo peal mõõdetud on ja see oli väga hea. Et see on see, kui sa oled nagu show lõpus, siis sa saad sellised tasuta laine tegelikult oma setti panna, et see on väga hea. Mõned teised tegid ka seda, vaata, kasutasid show üldist. See on see, kui sa kuulad taga, vaata. Väga hea, tubli. Miljon töökohta ka. Sa teed Popov legit. Nii, õhtujuht, pulmajuht, stand-up koomik, iga klubi turva. Ma olen siin igal uksel näinud. Kõikide ülikooli õpetajate. Ma üks hommik läksin esimese laevaga päriselt. Mina ja Miikal läksime Helsingisse show'd tegema. Nägin siin 7 hommikul laeval. Küsisin, mis teed? Sa ütlesid, lähen soomlastele füüsikat õpetama. Pluss see sõrmus lisandas see kirvega. Daamid ja härrad, see oli Aleksander Mapo! Nii, aga nüüd meil on 4 koomikut. Ma arvan, et me ei tee boonusrond, ma arvan, et me lihtsalt teemegi publiku hääletuse. Nii et nüüd ongi see hetk, kus me peame otsustama, kes on meie kõige lemmik. Ma olen selle siit eest ära, sest ma pean kõik 4 seal laval ära mahutama. Aga nüüd teeme aplausi, kutsume laval tagasi meie 4 võitjat. Meie esimene võitja oli Maria Sepp, kutsume tema lavale tagasi. Tema järgele Aleksander Eeri Laupa, kutsume tema lavale. Ain Vaina. Oota, kutsu. Ja lõpuks Aleksander Papo. Me teeme asja põnevamaks. Paneme soti juurde. Oh shit. 2 sotti ja natuke rohkem ja karikahind, ega see karikas maksis ka midagi. Ei, meil on tõenäoliselt üks suuremaid pay-out'e, mida siukse show eest kunagi ükski koomik nendest on saanud ja kõik koomikud on varem ka raha saanud komöödias, mis on kihvt. Lootsin, et mõni Michael proovib ka, aga ei. Aga ühesõnaga, nüüd on see koht, kus teie otsustate, kes selle karika, selle summa kõik endale saab. See toimub väga lihtsalt. Ma palun nüüd seda, et koomikud, palun pöörake selg. Nii, ja nüüd me... Selg. Tulge natuke rohkem kokku poole ka. Ja väga hea. Ja nüüd me lihtsalt hakkame häält tegema. Ükshaaval niimoodi, et kes kõige rohkem meeldib ja siis me hakkame ükshaaval neid lavalt minema saatma, kuni jääb üks inimene lavale. Teeme korra näitame, kuidas me häält teeme lemmiku poolt. Väga hea. Nüüd ma hakkan ükshaaval, panen käe pea kohale, siis te teete häält ja siis ma kuulan, kes nendest 4 kõige vähem saab, see läheb koju. On ju? Teeme kõigepealt, ja nüüd pilgud otse sinna, teeme kõigepealt häält, kui tema on teie lemmik. Teeme häält, kui tema on teie lemmik.
teeme häält, kui tema on teie lemmik. Kui tema on teie lemmik. Okei, praegu Sass Soori pead koju minema. See... Nii, nüüd on, meil on 3, tuleme natuke siia keskele poole uuesti, keskele poole, väga hea. Alustan täpselt sama asi uuesti, nüüd teate, kuidas käib, kuulsite juba, kuidas teistele ka meeldis, on ju. Nii, alustan uuesti, teeme korra häält, kui tema on teie lemmik. Teeme häält, kui tema on teie lemmik. Teeme häält, kui tema on teie lemmik. Daamid ja härrad, meie kongi show võitja on Aleksander Eerilaud! Teeme aplausi! Eesti esimene kongi show võitja Aleksander Eerilaud! Let's go! Ma tahaksin öelda aitäh kõigepealt teile, aga teiseks seda, et see on teine asi mu elus, mis ma võitnud olen. Ja esimene oli Waldorf kooli mängudel 5. klassis tennisepalli viskas 3. koht, mille ma sain Savist medali. Nii et see on peaaegu sama hea minu jaoks. Suur aitäh teile, suur aitäh kõikidele konkurentidele. Ühe korra veel, teeme nüüd suure aplausi meie kõigile koomikutele, keda me nägime taha lava! Suur aitäh meie kohtunikele, Sander Õigold, Anu-Mati Mustonen. Teeme suure aplausi Heldekesele. Sain Ado Kom, show minu nimi on Kaspar, mõnusat õhtut teile. ATV